Oota, mis asja? Keera sinna poole. Kuhu nüüd? Ära sega. Juht ristteel. Juhtimiskoolitajad Aili Nurmeots ja Ruti Einpalu arutavad, kas keerata vasakule või paremale, põhja või lõunasse või muidu võid sattuda tupikusse. Jälgi päriselu juhtumitega juhtimispodcasti. Juht ristteel. Tähelepanu, tegemist on päriselu juhtumitega. Enne pimesi kasutamist soovitame järele mõelda. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu Ruti ja Ailiga. Juht ristteel. Töötan suures organisatsioonis, kus soovime muuta klienditeenindust kliendikesksemaks. Selleks panime kokku töörühma, analüüsisime, mis on meie tänased kitsaskohad ja tegime plaani, mida saaksime teha teisiti. Olime ise töörühmaga oma tööga väga rahul ja meile tundus, et olime jõudnud meie probleemide tuumani. Toimus koosolek kõikide klienditeenindajate ja teiste asjasse puutuvate inimestega. Mina kui töörühma juht esitlesin uhkusega, kuhu me olime jõudnud ja millised on lahendused, mida tuleks muuta, kuid saalist õhkus vastu millegi pärast ainult jäist õhku. Püüdsin meelgi rohkem seda selgitada asja vajalikkust, kuid ikka vaatasid mind arusaamatud pilgud. Asi läks veel hullemaks, kui saalist hakkasid tulema küsimused. Tundsin, et küsimused olid ründavad ja inimesed ei saanud aru, miks me selliste lahendusteni jõudsime, kuigi see oli ju selgelt kirjas ja enda meelest selgitasin seda piisavalt. Kui koosolek lõppes, jäi mul üsna halb tunne sisse. Ma endiselt usun, et töötasime välja väga head lahendused, kuid millegi pärast ei leidnud need head vastukaja. Mida teha? Yes, täna on meil Kai lugu. Mina olen Ruti ja Aili, mis sa kuulsid? Jaa, väga põnev, et Kail oli tõesti väga sisukas ja põnev lugu ja kuulsin siis kõigepealt seda, et tegemist oli suur organisatsiooniga ja üsna suure muutusega. Et ta ju kirjeldas seal seda, et kliendi kogu nii-öelda see klienditeenindus peaks muutuma kliendikeskseks, et see ikka kõlab mulle nagu sellise suure muudatusena, eriti veel suures organisatsioonis. Ja pluss siis, et Kai ise oli töörühma juht, eks ole, ta juhtis seda töörühma ja tegu oli siis ideemüügi üritusega. Ta läks ideed müüma kõigile nendele, keda see muutus puudutas. Just, ja kui ta seda esitlust seal tegi, et siis ikkagi ruumist õhkus mingisugust sükest jäist õhku, eks ju, ja oli aru saada, et tulid sellised kriitilised küsimused ja et inimesed olid nagu kuidagi rahulolematud, ei saanud nagu aru, miks seda muudatust on vaja või mis see ikkagi siis nüüd parasjagu toimumas siin on ju. Ehk siis küsimused tundusid talle isegi ründavad, eks ole. Neid tuli ilmselt seal rohkem kui üks ja ta tundis ennast üsna halvasti ja muideks mul tegelikult, mul kohe seostub see üks konkreetne sarnane lugu iseenda juhi karjäärist ja ühte lugu ma olen näinud, kui üks juht on saanud niisuguseid ründavaid küsimusi, aga vaatame, hakkame pihta, hakkame arutama. Väga tore, ma just mõtlengi, et kas sa tahad alustada oma lugudega või hakkame selle looga pihta ja siis sa vahepeal jagad meile oma lugu, kuidas sulle tundub? No võib-olla ma ütleks ühe mõtte siis, et kui oli tegemist siis ühe sellise ideemüügiga, juht müüs ideed ja oli palju inimesi, kes kuulasid ja täpselt samamoodi läkski, et tulid sellised ründavad, skeptilised, kahtlevad küsimused. Need ei olnud tegelikult alguses üldse ründavad, nad olid pigem skeptilised, aga mitte soojad ja sõbralikud. Ja mis siis tegelikult juhtus, kui me alati arutame ka neid tupikteid, et kuhu juhid sattuvad, siis seal juhtus tegelikult see, et see juht lükkas need lood kõik vaiba alla. Ja tegi sellise näo, nagu neid ei oleks üldse olnud. Pärast söödi ohtralt torti ja see muutus siis tegelikult summa summarum ei läinud ellu. Okei, nii et nagu juht, et nagu üks selline võimalik tupiktee nii-öelda sinu selle loo näitel, ka selles meie Kai loos võib olla see, kuigi Kai looga seda vist praegu seostada ikkagi ei saa, sellepärast, et Kai ikkagi märkas seda nii-öelda, et seal olid nagu sellised kriitilised küsimused ja tema on valmis seal kohal nagu mingit pausi tegema ja muutust tegema. Aga et üks nii-öelda võimalik viis siis, kuidas nagu juhid võivad käituda selles olukorras on see, et nad lihtsalt nagu ignoreerivad ja teevad näo, et tegelikult on kõik kõige paremas korras ja
mis sest, et on kriitilised küsimused, ikka rong põrutab edasi ja sest see on tegelikult, sest see info on raske info, mida ma saan kahtlevaid küsimusi, see on raske info ja mul on lihtsam tegelikult öelda, et ei, seda ei olnudki. Aga see, mis sa ütlesid Kai kohta, et see, et Kai tegelikult märkas ja ei lükanud seda Kalevi alla, see on nagu väga suur pluss. Absoluutselt ja minu meelest ka väga juba nagu pool võitu juba sellest, et Kai oskas märgata seda ja ta tegelikult on nüüd nagu ongi seal ristteel, et ta saab nagu otsustada, et kas ta nüüd põrutab ikkagi edasi, nii nagu see sinu näites, või siis ta ikkagi teeb seal nüüd mingisugused muudatused. Aga ja üks oluline osa veel, mida ma tahtsin öelda, oli siis see, et tegelikult Kai kirjast tuleb välja, et ta ise on tema ise töögrupi juhina ja ilmselt teised ka, et nad tegelikult on väga rõõmsad, uhked, nad on omast arust midagi väga toredat välja töötanud. Nad on natukene armunud oma ideesse. Ja see on nii tore väljend, et sa seda ütled. Tundub tõesti, et nad on armunud oma ideesse ja nad tahaksid ilmtingimata selle asjaga edasi minna, aga on nüüd ilmnenud mingisugune takistus. Ja kuidas siis nüüd ikkagi selle koha pealt, selles kohas olles seda õiget käiku siin nagu sisse panna? Aga vaatame veel korra ennem, kui me vaatame, mis oleks õige käik või mis oleks üks õigetest käikudest, seda, mis ta tegelikult siis seal teeb. Ta ütleb meile veel, et ta hakkab selgitama, et ta niigi on selgitanud ja selgitab ja üritab vastata nendele küsimustele. Ja see on nüüd üks meie kõikide automaatkäitumine, et kui me oleme juhi rollis või sotsiaalselt dominantsed, mida me tegelikult hakkame tegema, kui me kohtame vastupanu. Et me hakkame selles olukorras tegelikult selgitama, põhjendama, argumenteerima, miks need meie ideed on õiged ja eriti muidugi siis, kui me oleme armunud oma ideesse. Just nii, et tegelikult nagu üks selline võimalik variant on ka, eks ole, see, mis ei ole kõige konstruktiivsem variant on see, et see töörühma juht, siis antud juhul siis Kai, eks ole, läheb istub oma töölaua taha ja kirjutab veel pika kirja ja selgitab veel põhjalikumalt ja püüab nagu veel rohkem seda ideed kuidagi maha müüa ja nagu just tegelikult nagu teisisõnu ta survestab, eks ole, et te peate ära ostma selle idee. Et teil ei ole oled seda ise teinud mõnikord või? No ma arvan küll, et see on ikkagi nagu päris ju siuke, et kui see on see faas ikkagi, kus ikkagi, kui sa oled ise nii armunud sellesse ideesse, ega siis ei taha ju lahti lasta enda ideest, sest ma ikka ainukene viis on nagu ikka paneme ikka nagu kinni ustest nagu peaga ikkagi vastu seina, eks ju. Ja kui mõnel meie kuulajal on lapsed, eriti teismelised, siis me teeme seda minu arust nagu kogu aeg, et me tahame oma lapsele mingit ideed maha müüa, talle see üldse ei meeldi ja mida me siis teeme selle asemel seda kuulata, me muudkui selgitame, põhjendame ja mida rohkem me seda teeme, seda rohkem meie teismeline muutub turtsakaks. Just, väga hea võrdlus. Ja, aga mis on veel neid võimalikke tupikteid siit siis? Ma arvan, et üks on see, et ma hakkan survestama. Ja tegelikult see argumenteerimine, põhjendamine on ju ka survestamise selline viisakas viis, eks ole, aga ma hakkan survestama, see tuleb ära teha, eks ole, põhjendan, nõuan. On sul veel mõni mõte? No üks mõte oli mul veel, et ma võin hakata natukene nagu selle sinu näitega sarnane, aga natukene agressiivsem versioon siis, et ma nagu teen näo, et seda nagu ei eksisteerinud ja nagu justkui panen süü nagu välja poole, et nad ei saanud lihtsalt aru, hakkan süüdistama neid, et viga on nendes, mitte meis, eks ju. Nagu midagi sellist ka võib-olla. See on ka kusjuures hästi, see on ju ka hästi inimlik, eks ole. Ja. Aga jah, nagu põhimõte vist on ikka selles, et lihtsalt nii-öelda nagu, et ma nagu tegelikult ei tee sisulist muudatust, vaid ma leian nii-öelda viise, kuidas siit nagu edasi minna nagu kuidagi survestades, argumenteerides, süüdistades, mis iganes viisi pidi, aga et ainus tee on nagu justkui edasi, kuigi ees on tupikumärk on ju, sest need küsimused, eks ole, kriitilised küsimused seal ideemüügi koosolekul oli ju selge tupikumärk on ju, nii punane see tupikumärk seal ees, aga ikka tahaks nagu sinna keerata, eks ju. Tahaks läbi sõita sellest. Ja muideks üks variant, mida ma võib-olla veel võin teha, mis suure tõenäosusega ei aita mul tegelikult seda muutust ellu viia, on see, et ma ehitan sinna mingi preemiasüsteemi ülesse või mingisuguse, võib-olla mitte preemia, vaid prääniku süsteemi.
mis tähendab siis seda, et ma justkui väliste vahenditega üritan inimesi saama midagi teisiti tegema, aga nad tegelikult oma peas ja oma mõttes ei tule kaasa. Ehk et nagu kuidagi kavalusega siis nagu püüan neid nagu ära osta, natukene nagu manipuleerin ja siis mõtlen, et jah, vaata jälle tuleb see lapsevanematega see paralleel, et kui tahad last midagi tegema panna ja siis viimases hädas lihtsalt nagu lubad talle uue mänguasja või mida iganes, eks ju, et paralleel ka juhtimises. Ja need on need automaatsed hoovad, mille järgi me tegelikult kõik haarame ja muidugi, kui me juba sellest aru saame, et need on meie automaatsed hoovad, see on juba nagu suur võit, sest siis tähendab seda, et ilmselt on veel lahendusi, mis mulle lihtsalt praegu pähe ei tule. Jaa, no vot, aga kui me nüüd oleme siin neid tupikteid juba nagu piisavalt nagu läbi käinud, et mis siis oleks nagu tegelikult ikkagi nagu need variandid, mis siin tegelikult praegu võiksid töötada? No see, mis mulle kohe pähe tuleb, on siis see, et muudatused toovad alati kaasa emotsionaalse reaktsiooni, mis tegelikult väljendub vastupanus, eks ole. Vastupanu võib väljenduda kahtlevates küsimustes, vastupanu võib väljenduda ignoreerimises, mitte kuulmises, eks ole, ka rünnakutes, mis iganes sarkasmis. Neid väljendusvorme on palju, aga see on vastupanu ja et see on tegelikult normaalne reaktsioon ja tegelikult suurele muutusele, aga tegelikult ka päris väikesele muutusele inimese emotsionaalne reaktsioon, see näitab, et selle inimesega on kõik korras, et ta on terve. Jah. Nii et tegelikult kui nagu teada seda, et see vastupanu on normaalne, siis jah, et võib-olla isegi üks küsimus mul siis tekib, et aga võib-olla siis ongi okei nagu sinna nii-öelda edasi panna ja nagu mõeldagi, et okei, vastupanu on normaalne ja las nad siis olla natukene aega vastupanus. Kas nii ka võib? Ma arvan, et kõiki asju võib teha, oli küsimus on selles, et kas see annab tulemust ja kas tegelikult midagi üldse muutub, eks ole, et ma pean ikkagi selle vastupanuga midagi tegema, ma saan aru, et ma ei saa teda ikka niisama jätta sinna. Jah, no ma saan tegelikult mõelda küll, et ma ei pane seda tähele, küll nad teevad, ega neil midagi üle jää, kuhugi neil minna pole, küll nad teevad. Aga mis ma saan siis on tegelikult see vastupanu, et see muutus ei lähe ellu, et tegelikult seda sisulist muutust ikkagi ei toimu. Eriti kui ei ole tegemist mingi konveieril sellega, et ma pean mingit teist nuppu vajutama, vaid ma pean mõtlema ja tegelikult oma käitumisviisi muutma, siis sellisel juhul tegelikult on vaja ikkagi, et ma tulen nagu oma täie mõistusega kaasa, mitte ainult siis nagu vormiliselt. Okei, aga ma praegu siit nagu jäin mõtlema selle üle, et meil on tegelikult nagu kaks sellist varianti, et meil on nüüd juba praegu Kai loos, eks ole, meil see idee müügi üritus oli ära, aga et tegelikult on võib-olla nagu mingisuguseid viise, kuidas seda idee müügi üritust saaks nagu paremini läbi viia. Et võib-olla arutaks nagu korraga seda varianti ja siis nagu vaataks, et kui nüüd nagu tulla tagasi selle juurde, kus see Kai nüüd juba meil täna on, et idee müügi üritus läks nagu ta läks ja et mida siit siis nagu teha. Kui sa korra mõtled selle idee müügi ürituse peale, et siin oleks saanud ka tõenäoliselt midagi teha teistmoodi, eks ju, et seda vastupanu poleks tekkinud. Jah, oletame siis nii, et Kai ja tema töögrupp, eks ole, oleksid kuidagi moodi suutnud ennetada seda sellega, et nad oleksid näiteks mõelnud, et okei, me teeme, see on päris suur muutus nende teiste inimeste jaoks ja see toob kaasa vastupanu. Ja et mida me siis teeme teistmoodi, kui me teame tegelikult, et vastupanu tuleks, mida me saame teha, et vastupanu oleks väiksem? Okei, nii et müügiüritusele minnes mõtleme juba läbi, et vastupanu on normaalne, see kindlasti tuleb, mis me siis teeme? Jah. No ma arvan, et see kuuldu võtmesõna on see kaasamine, eks ole, aga nagu ikkagi sisuline kaasamine, see tähendab siis tegelikult selle vastupanu ära kuulamine, inimeste kaasa tõmbamine ja see kõik peab olema tegelikult sisuline, mitte nii, et keegi ütles umbes nii, et küsige küsimusi, see ei ole tegelikult kaasamine. See tähendab seda, et tegelikult ju me ei saagi nagu teha justkui nagu sellist nii-öelda, et meil on nüüd valmis pakett ja meil on siin mingid lahendused ja meil on siin ideed, me läheme seda nii-öelda teistele müüma, siis see juba eos on juba hukule määratud projekt tegelikult.
nojah, ma ei tea, kas sinul ei ole ilus nii, mul on mõnikord näiteks nii, et kui see telefonimüüja mulle helistab ja kui tal see müügistrateegia on vale, siis ma võin jätta mõnikord ostmata mõne asja, mida ma tegelikult tahaks, aga mu emotsionaalne vastusurve on nii suur, et ma mõtlen, et issand, tegelikult mul oleks seda vaja, aga ma pean talle ei ütlema. Ja, on ikka selliseid olukordi minulgi olnud, aga ma nüüd ikkagi mõtlen nagu seda, et see kaasamine tähendaks ju seda, et kui sa kirjeldasid, eks ole, et see müügiüritus peaks välja nägema selline, et inimesed saaksid sisuliselt kaasa mõelda, siis ma lähen nagu kirjeldama nagu kõigepealt, et meil on selline, töörühmal on sellised nii-öelda mõtted esialgsed, ja siin on, jagame teid nüüd siin kuidagi nagu väiksemateks gruppideks on ju, ja igaüks laudkondades saavad siis nii-öelda arutada ja anda tagasisidet, et kuidas teile need ideed tunduvad. Ja siis me nagu arutame neid uuesti töörühmaga, siis me tuleme uuesti tagasi ja esitleme teile nagu järgmist versiooni või siis juba lõplikku versiooni on ju. Ehk et siis nagu inimesed tunneksid, et neid on tegelikult kaasatud sisuliselt on ju, nad on saanud kaasa rääkida ja siis see vastupanu nagu võiks olla nagu väiksem, saan ma sust õigesti aru? Ma mõtlen küll nii ja muidugi see sõltub väga organisatsioonist ja teemast ja mis muutust tehakse, et millal on mõistlik kaasata. Et võib-olla alati ei ole mõistlik nullist kaasata ja mõnikord võib-olla on mõistlik nullist kaasata. Aga võib-olla töögrupp on mingid eeltööd ära tehnud, mingid uuringud, mingid küsitlused, on mingi materjali kokku pannud ja siis võib-olla, siin oli tegu, eks ole, suure organisatsiooniga, me ei tea tegelikult kui suure organisatsiooniga. Kas on mõistlik kõiki kaasata, et see on ka eraldi teema, keda ma kaasan, kuidas ma kaasan, et ma kaasan, arvamusliidrid on kindlasti oluline. Ja siis ma nagu täie teadmisega ütlengi neile, et igal muutusel on kaasas need negatiivsed, kuidas neid asju nimetatakse, kõrvalmõjud või mis need tablettidel on? Tablettidel on need negatiivsed kõrvalmõjud, et mis need on ja et otsime need üles ja vaatame, kas neid on võimalik elimineerida või ma näitan ja ma päriselt ka tegelikult ikkagi ei kaasa mitte sellepärast, et see on mingisugune moesõna, vaid sellepärast, et ma usun, et kui inimesed on kaasas ja aitavad mul seda välja mõelda, siis asi saab parem ja läheb paremini tööle. Ja. Ehk et siis sellest nii, et siis kaasamine nagu selles faasis, kus tegelikult kui seda üritust veel ei ole olnud, on ju, oleks sellisel kujul väga nagu okei, on ju. Aga nüüd, kus me juba tegelikult Kai juba täna on, eks ole, selles kohas, kus see üritus on ära toimunud. Et nüüd enam ei ole võimalik teha seda sorti kaasamist, et mida Kai nüüd saaksin praegu teha? Ja see on hästi hea küsimus tegelikult, seepärast, et ükskõik kui palju me ennetame, siis kindlasti varem või hiljem oleme me ikkagi selles olukorras, et näed, vastupanu tuli ja ma ei suutnud seda ette näha, eks ole. Et see kuld, see, mida mina teeksin, eks ole, see kuldlause võiks olla nii, et kui keegi avaldab oma vastupanu, ütleb, et ma ei tea, siuksed asjad ei ole meie juures kunagi toiminud või et me oleme seda proovinud ja see pole kunagi toiminud, siis mida mina peaksin ütlema, on see, et räägi täpsemalt, mis sa mõtled, mismoodi see ei toiminud, mismoodi see siis oli. Nii, et see inimene tõesti saab aru, et mulle läheb korda, kuidas see ei toiminud, ja ta on mulle dialoogipartner, mitte selline inimene, kelle nagu arvamust ma tahan lihtsalt alla suruda ja kelle suud ma tahan kinni panna. Ehk siis räägi täpsemalt on siis see asi. Ja, et just, et see räägi täpsemalt on nagu väga hea nõuanne siin, et kui keegi on väga suures vastupanus, et siis aru saada, et mida ta täpsemalt selle all siis nüüd mõtleb või mis iganes tema peas siis nagu on, et ta saaks nagu põhjalikumalt ära rääkida, et mis tema peas toimub. Okei. Aga ma võin sulle rääkida ka seda, et ma olen ise kord juhina siis kusagil paarkümmend aastat tagasi olnud tegelikult umbes sarnases olukorras, kus idee müügistaadiumis ma sain aru, et me oleme ära unustanud selle, et see võib kedagi puudutada ja et need inimesed, keda see puudutab, ei karju hurraa, yes, teeme seda, vaid nad tegelikult on ikkagi vägagi skeptilised. Et mis me siis tookord tegime, vajutasime seda pedaali, mille nimi on pidur
pidur ja hakkasime tegema pilooti ja pilooti kaasasime ainult nagu tõesti võib-olla 1/10 nendest inimestest, kes muutusesse läksid. Ja selle piloodi jooksul kogu aeg kommunikeerisime neid edusamme, seepärast, et tegelikult inimeste hirm oli ju päriselt sellest, et nad peavad midagi tegema, mis ei anna tulemust. Praegu ei olegi asjad nii halvasti, miks me peame midagi muutma, et siis hästi nende väikeste edusammude näitamine oli siis küll oluline, aga minu kui juhi jaoks, mina pidin ikkagi seesmiselt üle elama selle, et see asi, mida me tahtsime jube kiiresti teha, me teeme seda nüüd palju aeglasemalt ja et ikkagi enda sees sa kuidagi moodi saad aru, et sa oled midagi maha maganud, eks ole, et sa oled natuke jalaga ikka nagu ämbrisse koperdanud. Ehk et juhilt nõuab see ikkagi selline nii-öelda käiguvahetus, eks ju, nõuab väga suurt julgust ja ka sellist oskust ise peeglisse korra vaadata, et siin nagu mingi asi jäigi nii-öelda arvesse võtmata, mis ei ole ilmtingimata ju mingisugune viga või mingisugune suur jama. Me oleme kõik lihtsalt inimesed ja meil kõigil juhtub, et me ei pane tähele või oled ise, see, mis me alguses ju alustasime, et me oleme inimestena nii armunud iseenda ideesse ja see on täiesti inimlik, see on täiesti nagu normaalne, et sellised asjad juhtuvad. Ja siis tuleb nagu uuesti tagasi tulla ja tõesti alustada justkui nagu otsast, et mõneti tõesti ettevõtte seisukohalt võib-olla isegi tundub, et see on kuidagi aja ja ressursi raiskamine, aga see on nagu niivõrd oluline, et seda teha, sest muidu see muutus jääb ju ainult nagu pinnapealne ja tegelikku sisulist muutust ei toimu, et siis ju on sama hea, kui seda poleks üldse tehtud. Ja ma olen hästi nõus sinuga, mulle eriti meeldis, et see käiguvahetus, et oletame, et ma sõidan 5. käiguga, eks ole, nagu ikka nagu idee on nii hea, lahendus on nii hea, kõik on nii tore ja nüüd äkki ma saan aru, et on väga oluline seltskond, kes üldse nii ei arva, et siis ma peaksin käigu võtma madalamaks, eks ole, ja looklema selle teega, selle tee järgi ja tegelikult pärast ma jõuan ikkagi kiiremini kohale. Väga nõus, jaa. Nii et mis me siit siis nagu Kaile saame öelda, et kui nüüd juba tänaseks asjad nii on, et siis üks variant on see, mida sina kirjeldasid, eks ole, et võtta nüüd siis teha see käiguvahetus ja teha sellised nii-öelda piloot mingisugused grupikesed, eks ju, või teha üks pilootgrupp, me ei tea täpselt, kui suure organisatsiooniga seal tegemist on ja hakata nii-öelda natukene nii-öelda otsast peale tegelikult selle muutusega nagu minema, on ju. Mis veel on? Et teha pilooti, katsetada, aga enne seda kindlasti ikkagi sõltub nüüd sellest, kui suur on see vastupanu olnud, et oluline on siis tegelikult teada ka, kes on arvamusliidrid, eks ole, ja kaasata neid, ikkagi istuda maha ja julgelt, mitte panna neid vastuväiteid, mitte minna nagu selle strateegiaga, et ma argumenteerimisega surun need vastuväited vaiba alla, vaid tegelikult kasutadagi seda, et istume maha, räägime läbi, räägi täpsemalt, mida sina mõtled, kirjutame ülesse, mis on nõrgad kohad, eks ole, ja muidugi kui väga suur vastupanu on, siis mõnikord aitab ka tegelikult see, et kui küsida inimeste käest, et okei, et mis on see, mida me kindlasti ei tohi muuta, mis peab alles jääma. Et see on väga suurte muutuste puhul, eks ole, et mis on see, mis on meile see põhjanael või millest me kinni hoiame, mida me tahame säilitada ja kui nad saavad sellest kaasa rääkida, siis nad tulevad kaasa. Jaa, see on hästi hea küsimus, mida küsida. Ja tegelikult, kui ma nagu mõtlen nende organisatsioonide peale, kellega mina olen koostööd teinud ja on olnud sellised nii-öelda muudatused laual, siis üsna tihti jääb tegelikult nagu arusaamatuks, et mis siis tegelikult ikkagi muutub. Et kuidagi see muudatuse kommunikatsioon nagu see tõmmatakse kuidagi keerukaks ja suureks ja laiaks, et see nagu panna sinna nagu see näpp peale, et mis siis tegelikult ikkagi muutub. Et see on nagu kuidagi, kui see suudetakse nagu üsna nagu lihtsalt ja ühesõnaliselt nagu või nagu mõne lausega nagu ära kirjeldada, siis nagu muutuvad asjad nagu väga palju selgemaks. Ja selle juures siis ka, eks ole see, et mis on need asjad, mis ei muutu. Et mis muutub ja mis ei muutu, on ju. Mis jääb samaks, jah. Aga tuleb sulle pähe, mis sellise inimese peas võivad olla need vastupanu mõtted, kui muutus tuleb?
No ma arvan, et kõige klassikalisem see selline vastupanu mõte seal peas on see, et nemad ei saa üldse aru, et mina olen ju see, kes nagu klientidega igapäevaselt kokku puutun ja keegi nüüd seal mingid ülemused seal kuskil kontoris, eks ole, nemad on midagi välja mõelnud ja nad tegelikult ei saa üldse aru, mis nagu toimub. Nad ei jaga matsu, eks ole. Ja no siis ma mõtlen, et võib-olla ka nüüd, et see, et ma tunnen, et kui nad tahavad muuta, et siis see süsteem ja see asi, mille järgi mina töötan, eks ole, et nagu ma ei teeks seda hästi, nagu ma oleksin süüdi, nagu nad süüdistaksid mind, eks ole. No eriti suur vastupanu võib tulla näiteks, kui tuleb uus juht, eks ole, ja hakkab rääkima, et kõik tuleb teha teisiti ja tuleb teha uuesti, siis näiteks kui mina olen mingi süsteemi autor või väljatöötaja, siis mul võib olla ikkagi tegelikult selline tunne, et nüüd nad nagu kritiseerivad minu enda last. Ja, absoluutselt. Ja. Sellele ma reageerin valusalt, ja. Muidugi. Ja et tõesti, et kas ma siis ei tea, kas me siis teeme asju halvasti, kas me oleme siis senimaali ainult pahast, nagu kehva tulemust andnud on ja mis teile siis ei sobi, kas te üldse aru saate? Aga nüüd läks väga nagu minoorseks, kuule. No jah, just, et nüüd me läksime sinna nende inimeste pähe, kes seal saalis võisid olla ja seda kõike kuulata, eks ju. Aga kui me tuleme nüüd ikkagi tagasi selle juurde, et Kai on hädas selles olukorras ja ta peab valima nüüd mingisuguse viisi, kuidas siit edasi minna. Et kuidas me saaksime võib-olla ikkagi seda lugu natukene nagu kokku võtta, et mida siis Kai siit edasi võiks kindlasti mitte teha ja mida ta siis ikkagi võiks teha? Okei, no ma arvan, esimene asi, mida ma tahaks öelda, on siis see, mida ei ole võimalik täita, et kui vastupanu tuleb, siis rõõmusta. Nüüdseks juba möödas, aga rõõmustame ikka. Et rõõmusta selle pärast, et üks on vähemalt kindel, nendel inimestel ei ole oma tööst poogel. Ja, nad väga hoolivad oma tööst tegelikult. Ja. No, mis siis edasi? Nii, siis mida siis kindlasti Kai võiks mitte teha on see, et ta ei pane ummisjalu sinna tupik märgist siis üle, et ta ei peaks nagu rohkem selgitama, veel kõvemini argumenteerima, et see tõenäoliselt ikkagi nagu sihile ei vii, sest näilist muudatust tõenäoliselt teha ikkagi ei ole mõtet. Ja siin ma arvan, on hästi oluline aru saada, et selles situatsioonis, kui ma olen juht ehk sotsiaalselt dominantne, minu automaatkäitumine on tegelikult selgitada, argumenteerida ja ükskõik millise ka avaliku elu protsessi puhul me näeme, et kui me seda teeme, siis teine inimene tegelikult betoneerub oma vastuargumentide sisse ja me saame tegelikult vastupidise tulemuse. Ja, aga mida ta siis ikkagi nagu võiks teha? Mida me siis Kaile soovitame? No ikka seda kõige raskemat asja, eks ole, kuidagi moodi sisuliselt kaasata inimesi, mõelda läbi, millal kaasata, keda kaasata, kui palju on mõistlik, eks ole, lihtsalt kõiki panna jahvatama ei ole ju ka mõtet. Ja tegelikult siis ikkagi saada aru, millal on see koht, kui ma pean kuulama ja millal on see koht, kui ma pean argumenteerima. Ja vastupanu korral kehtib printsiip enne kuula ja pärast argumenteeri. Ehk et siis nagu meie soovitus siit praegu Kaile on see, et ta teeks selle käiguvahetuse ja ta kuulaks ja mõtleks siit edasi ja samm-sammu haavalt, kuidas edasi minna. Ja üks väike soovitus veel, et armas kuulaja, kui sa parajasti ei ole juht ja sul ei ole sellist vastupanu situatsiooni, aga sul on kodus teismeline, no võt, siis temaga kehtib täpselt sama printsiip, et enne kuula ja siis alles põhjenda ja argumenteeri. No väga äge. Aitäh ja aitäh Ruti. Aitäh, Aili. Juht, kui soovid, et sinu juhtum ristteele asetatakse ja talle õige suund leitakse, saada oma loo kirjeldus e-mailile juhtristteele@gmail.com. Ruti ja Aili muudavad loo anonüümseks ja kajastavad juhuvaliku alusel. Ruti ja Aili ei vastuta selle eest, et pakutud lahendusvariandid sinu tingimustes kindlasti sama tulemuse annavad. Juht ristteel.